Tere veel kord ka minu poolt. Mina olen siis Kadri Auväärt, töötan Tallinna strateegiakeskuses Soft Academy nimelise projekti juhina. Ja täna siis räägiks natukene sellest projektist endast, mis see on, kus me oleme ja hooviala jäljendusala valikutingimusi tahaks ka tutvustada. See on see koht, kus meie projektiga saavad tegelikult liituda ka teised korteriühistud, kes on huvitatud naabruskondlikust renoveerimisest ja selle osana hooviala ilusaks tegemisest, koos disainimisest, koos linnaga. Et siis projektist, et nagu öeldud, projekti juhtpartner on Tallinna strateegiakeskus, aga projektil on terve suur hulk teisigi partnereid, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikool, Think Software välispartnerina, maastikuplaneerijad, mittetulundusühing Elav tänav, kust on ka Mattias, kes täna teeb ettekande, ja siis akadeemiade 4 korteriühistut ja meil on ka 4 välispartnerit, Lahti, Varssavi ja Krishkona. Projekt ise kestab circa 3 aastat, alustasime selle aasta märtsis ja tahaksime lõpule jõuda 2027 veebruariks. Pärast seda jätkavad veel transferalad, nii-öelda need välispartnerid, kes kordavad projekti tulemusi väiksemas mahus oma riikides ja testivad, kas need lahendused on ka väljapoole meie väikest Eestit ja Tallinnat ülekantavad. Aga selle projekti selline suurem ja laiem eesmärk on renoveerimislainele hoo andmine läbi naabruskondliku lähenemise, fookusega siis kliimaneutraalsusel ja ringmajandusel. Tahame testida rohelisi ja tehnilisi lahendusi ja loodame, et läbi selle õnnestub anda hoogu renoveerimiselaine tekitamisele, mis on ilmselt kõigile siin olijatele teada, et on üks paras suur väljakutse ja ilmselt kõigi jaoks üsna hästi tunnetatav, et tänasel viisil renoveerides me suuri strateegilisi eesmärke täita ei suuda, milleks on siis aastaks 2050 kliimaneutraalsus, et meil Tallinnas on siin circa 4000 kuni 5000 maja, mis vajaks lähiaastatel hädasti renoveerimist. Ja see renoveerimise protsess selle suure komplekssuse ja keerukuse tõttu käib ikkagi üsna aeglaselt ja võib-olla et kõige olulisem selle maksumuse tõttu, et hinnad on kõrged, partnerid on palju, kes peavad andma oma nõusoleku ja siit siis ka seesama kaasamise mudeli olulisus, et kuidas üldse saada korterid omavad inimesed selle otsuseni, et hakkame nüüd renoveerima ja renoveerime terviklikult enda maja ära. Ehk et meie hüpotees on see, et kui tänasel viisil kuidagi edasi ei saa, siis äkki oleks naabruskondlik lähenemine üks viis, kuidas kiiremini edasi liikuda. Me näeme, et see naabruskondlik lähenemine võiks anda kiirust läbi selle, et lähestikku paiknevad korteriühistud tulevad kokku, nad teevad koostööd, informatsiooni ühiselt läbi suuremate hangete, mitu maja koos on lootust, et ehitajad teevad soodsamaid pakkumisi, osalt ka seeläbi, et majad asuvad lähestikku ja logistikakulud on väiksemad. Kui me täna räägime üsna palju moodulrenoveerimisest, siis just moodulrenoveerimise võtmes näeme, et potentsiaal kulude allatoomiseks võiks olla eriti suur, sest et kui see moodul on juba korra välja töötatud ja seal taga on nagu mitmed erinevad majad, siis võiks see hinda alla tuua. Ja teistpidi on moodulrenoveerimine just selles mõttes see tulevikusuund, et ta võimaldab renoveerimist oluliselt väiksema häiringuga korteriühistute jaoks ja oluliselt kiiremini. Ja mida me siis linnana tahame ära teha selleks, et seda naabruskondlikku renoveerimist nii-öelda nügida, ongi see, et me nii-öelda piloteerime selle projekti raames seda, et kui korteriühistud tulevad kokku, otsustavad renoveerida terviklikult ja koos, siis linn tuleb appi hooviala renoveerimisega. Et linnas tervikuna, aga eriti just Mustamäel hoovialad kuuluvad valdavalt linnale. Elanike võimalused seal midagi ära teha on üsna piiratud. Ja see on see koht, kus linnal on väga suur roll mängida ja kui me räägime terviklikust hooviala uuendamisest, siis tegelikult linna roll on ka see nii-öelda kogu selle protsessi juhtimine ja korraldamine, mida nagu sellisel määral ei saa korteriühistud isegi parima tahtmise puhul teha. Aga mõne sõnaga projekti tulemustest, kuhu me tahame jõuda.
Projekti selline suurem eesmärk, nagu ma juba ütlesin, on renoveerimislainele hoo andmine. Lisaks naabruskondlikule lähenemisele, mida me siis siin nii-öelda piloteerime, me tahame projekti raames töötada välja ka renoveerimise kiirendi nii-öelda teenusdisaini ehk et läbimõeldud teenuspaketi, mida peaks pakkuma selline üks koht, kust võiks olla kättesaadav kogu renoveerimiseks vajalik informatsioon. Seda nii informatsiooni näol veebis kui ka konkreetsete teenuste näol, mida me siis tahaksime seal pakkuda. Ja konkreetselt selle renoveerimiskiirendi teenusdisaini väljatöötamiseks me olemegi projektipartneritega hetkel innosprindis, et neid lahendusi siis välja töötada. Aga selleks, et kaardistada, kus on need kõige suuremad probleemid, et päriselt aru saada, millega korteriühistud maadlevad, seda nii majade kui hoovialade võtmes, renoveerime me projekti osana ise ära 4 kortermaja. Meil on siin partnerid, kes seda teevad väga olulises osas oma kuludega, aga siis Soft Academy projekt tuleb juurde siin nii-öelda oma täiendava finantseeringuga iga maja kohta. Projekti osana on eesmärk välja töötada ka kaasamismudel siis nii-öelda linna poolele kasutamiseks, et kuidas peaks toimuma kaasamine, aga ka korteriühistute endi jaoks, et kui nemad töötavad selle nimel, et jõuda renoveerimise otsuseni, et kuidas oleks seda kõige parem teha, millised on kõige paremini töötavad lahendused. Seda me erineval viisil enda projekti raames testime ja lisaks pilootala kogemusele tahame seda testida ja edasi arendada ka nii-öelda jäljendusalade näol. Töötame projekti osana välja ka ilusa, kaasava ja kestliku elukeskkonna kriteeriumid, nii nimetatud NEEP kriteeriumid, Euroopa uue Bauhausi kriteeriumid. No vot. Nii, kas kadus ära heli või? Projekti osaks on ka renoveerimise tööriist, lühendina Resto, mis täpselt saab selle sisu olema. See on siin projekti käigus veel täpsustumas. Aga eeskätt tõenäoliselt on tegemist tööriistaga, mis on suunatud üles-alla planeerimiseks ja võib-olla kasutatav nii-öelda töölaua rakendusena spetsialisti jaoks, kes koostöös korteriühistuga saab leida parimaid lahendusi. Tekkimas on ka moodullahenduste kataloog, see siis suunaga moodulrenoveerimisele, millised lahendused on olemas, millised lahendused erinevate tüüpmajade jaoks võiks saada kunagi olema ja mis võiks olla nende lahenduste hinnad. Meie projekti raames tekivad mõned lahendused, seda nii hoonete kui hooviala osas, aga see on kataloog, mis peaks olema ajas täienev ja mida vanem, seda parem. Ja nagu juba nimetasin, siis on eesmärk meil ka kaasamismudelit valideerida. Selle valideerimise üheks osaks on ka valideerimine hooviala võtmes. Meil on projektis eelarve, hooviala nii-öelda kaasamismudeli ja hooviala lahenduste jäljendamiseks. Ja see on osa sellest nii-öelda tänasest eesmärgist, et me räägime nendest tingimustest, millist hooviala me otsime, kes saavad kandideerida, aga sellest siis mõne hetke pärast. Plaanis on ka terve rida koolitusi, ka tänane koolitus on osa sellest meie koolituste seeriast eesmärgiga nügida nii-öelda naabruskondlikku renoveerimist ja tekib ka muutuste käsiraamat, kus me tahaks kirjeldada olukorra, kus on täna, kuhu me jõuame projekti lõpuks ja tegelikult hoida seda elavana ka pärast projekti lõppu. Tänaseks oleme enda projektiga sealmaal, et kõik meie piloodiala 4 korteriühistut on teinud renoveerimisotsused. Kõik on otsustanud renoveerida A-energiaklassi, 2 maja nendest soovivad ka lifte, 3 maja sooviksid tõsta katust, kuhu alla siis erinevaid tehnosüsteeme ära mahutada ja erineva suuruse ja pikkusega rõdud ja ühel juhul ka aknad on siis soovitud. Need lahendused tekkisid kogukondade koostöös mudeli läbi, mida siis Mattias mõne aja pärast tutvustab ka nii-öelda pikemalt ja mida me tahaksime sellel jäljendusalal testida just hoonete renoveerimislahendusteni jõudmise osas. Aga täpsemad lahendused selguvad siis projekteerimise ehitushankes ja eskiislahendused, mis on praegu valitud nii-öelda renoveerimise otsusega, need on siis lähiajal plaanis kooskõlastada ka linna planeerimisametiga. Nüüd aga jõudes selle jäljendusala valikutingimuste juurde, mis on võib-olla tänase ettekande üks kõige olulisem osa.
siis jah, nagu juba öeldud, meil on projektis raha jäljendusalal hooviala korrastamiseks. Ja seda ala me oleme täna otsimas. Meie kriteeriumid on esialgu veel üpris laiad. Me otsime seda ala Mustamäe linnaosas. Me näeme, et see ala peaks koosnema vähemalt 2 korteriühistust, kellel on ühine hooviala. See hooviala võiks olla circa 10 000 ruutmeetrit. Et meil oleks reaalselt ka ressurssi seal see renoveerimine ära teha, disainimine ja elluviimine. Ja sellel alal vähemalt üks majadest peaks olema sisenenud aktiivselt tervikrenoveerimise protsessi. Teine maja võib olla tänaseks ka juba renoveeritud ja me näeme, et see teine maja võiks olla valmis aktiivselt jagama enda renoveerimise kogemust, et just seda sama naabruskondlikku tuge ja lähenemist siis nii-öelda üle kanda ja sealt saadud väärtust anda edasi ka selle teise renoveeriva maja jaoks. Siin on üks punane üleskutse, et kas peaks olema veel mingid kriteeriumid, millised need kriteeriumid peaks olema, kas on okei lahendus ka loosimine. See on see koht, mille osas me tegelikult täna ootame aktiivselt ka teie tagasisidet, et mõne aja pärast tekib siia ka üks nii-öelda meiliaadress, kuhu teada anda, kui teil on mõtteid, aga juba mainitud Mustamäe renoveerimispäev on see koht, kus me tahaksime nii-öelda lõplikud tingimused välja hõigata, et võib-olla siin ei teki täna midagi juurde, jääbki täpselt nii, nagu siin on, aga täna on see list veel avatud, kui kellelgi on mõtted, siis need on oodatud. Aga mida me sellele jäljendusalale siis ikkagi pakume, et me tahame sellel jäljendusalal nii-öelda valideerida meie kaasamismudelit siis selle hoone peal, mis on renoveerimise protsessis, saada tagasisidet, kas midagi vajaks muutmist, täiendamist, kas see töötas teie jaoks, mis võiks olla teistmoodi. Ja meie enda pilootala raames meil on ees veel protsess ka hooviala nii-öelda kaasava disainimise läbiviimiseks. Ja see on protsess, mida me tahaksime nii-öelda sellel jälgimisalal siis testida hooviala lahenduse väljatöötamiseks linna ja naabruskondade koostöös. Kuna hooviala kuulub valdavalt linnale, siis me näeme, et kogu seda protsessi sellist võib-olla korterite ühistute jaoks kõige tüütumat osa saab kandma linn. Tõenäoliselt Keskkonna- ja Kommunaalametist saab see niisugune oluline panus selleks tulema. Et kõik, mis puudutab ehitisteatiseid, projekteerimistingimusi, ehituslubasid, kasutuslubasid, kõik, mis sinna juurde kuulub, et kogu see protsess saab olema linna enda teha. Lahendused leitakse siis nii-öelda koosdisainis, millised need lähenemised täpselt saavad olema. Need selguvad pärast seda, kui meil on pilootalal need tegevused ellu viidud. Pilootalal me testime ka erinevaid, ütleme, et testimine võib natuke valesti öeldud, me isegi koos disainime erinevaid õueala standardseid lahendusi, mis ühel hetkel saavad osaks ka sellest toolboxist, tööriistakastist, mida ma mainisin, kust edaspidi on võimalik leida valmis moodullahendusi ka teistel kortermajadel koos hindedega, mida siis enda hoovialal kasutada ja meie enda jäljendusalal me ka eeskätt tahaksime leida lahendusi sealt. Ühtlasi me kutsume jäljendusala korteriühistuid kaasa mõtlema selles protsessis koos piloodialaga ja meie endaga ja projektipartneritega. Ja millises suurusmahus või millises mahus renoveerimisest me räägime hoovialal? See on kuskil 300 000. Selle sisse jäävad kõik eeltööd, uuringud, projekteerimised, aga ka ehitustööd. Et see summa ei ole väga suur. Meie piloodiala kogemusele tuginevalt ma julgen öelda, et see on väga kergesti kätte ära kadumas, mis tõttu olemegi ette pannud selle circa 10 000 ruutu ruumilise piirangu, et me näeme, et kui see ala läheb palju suuremaks, siis tõenäoliselt meil jääb sellest eelarvest juba väga väheks, et päriselt luua ruumi, mis vastaks kaasava, kestliku ja kena linna loomise põhimõtetele, viiks ellu selliseid
looduslikke lahendusi, mis on kooskõlas linna strateegiliste eesmärkidega ja ühtlasi nende Euroopa uue Bauhausi kriteeriumitega, mida me siis välja töötame. Ja lisaks on võimalik lisada ka sellele alale selliseid elemente, mida täna on korteriühistutel võimalik olnud taotleda ja tõenäoliselt olulises osas jääbki see võimalik taotleda ka linnatoetuste näol, aga siis ka nende elluviimine saaks toimuma selle projekti osana, lihtsalt teil puuduks vajadus teha eraldi taotluseid, et on see teie osa, mis on ka linna toetuste puhul ja siis ülejäänud osas linn tuleb juurde ja teostab kogu selle projekti nii-öelda ühe tervikuna. Ja sellega nendest kriteeriumitest ja mida me pakkuda saame, oleme suures pildis ka üle käinud, aga ma kordaksin üle selle, et me ootame neid nii-öelda kriteeriumid, mida te näete, et võib-olla oleks vaja lisada selleks, et see üks ala välja valida 24. novembriks. Võite saata need minu aadressile. Kui nad jõuavad ka EKÜL-i aadressile, mida te olete võib-olla rohkem harjunud kasutanud, siis kindlasti jõuavad ka meile, et ei ole probleemi, et mõlemad aadressid on täiesti okei kasutada. Ja kordusalaks kandideerimise kuulutame siis välja Mustamäe renoveerimispäeval kunaski detsembri alguses, millal täpselt seda EKÜL täpsustab lähemal ajal. Ja meie omalt poolt lisame info kindlasti ka softacademy.ee veebileheküljele. See on täiesti uus veebileht, mis läks laivi või läheb laivi, ütleme täna homme. Et seal esialgu veel väga palju infot ei ole, aga see on meie projekti nii-öelda pesa, kus tasub silma peal hoida, kust me hoiame kogu olulist infot. Meil on olemas ka Facebooki leht sama nimega Soft Academy. Kui olete Facebookis, võite ka seal järgida, et olulised teated tõenäoliselt ka seesama üleskutse jõuab ka sinna.